Tere teile ja kell on saanud 1 ja alustame siis päeva teise poolega ja vaatame nüüd üle, kuidas siis seda taotlust e-toetuse keskkonnas esitada. Et ma küsin siin saalis olijate käest, kui paljud teist on selle keskkonnaga üldse kokku puutunud, et andke käega märku. Ikka juba natuke on. Ja selle sama ettekande, mis me siin nüüd koos vaatame, me oleme ka välja printinud ja need vormid on seal laua peal, et kes pole veel võtnud, siis võib minna sinna võtta. Ja need, kes siis vaatavad meid veebiülekandes, siis on ka kodulehel üleval see taotluse koostamise juhend, et saavad vaadata. E-toetuse keskkonda, kuidas teda siis internetist leida, kõige lihtsam Google'i otsingusse e-toetus otsingusõnana või siis ka Innove kodulehel on olemas lingid. Aga aadress ise on e-toetus.struktuurifondid.ee. Sisse logimine toimub siis mobiil-ID-ga või ID-kaardiga, eraldi kasutajaks pole vaja teha. Olete sisse loginud, siis avaneb selline töölaud, kus siis on 3 jaotust. On rahastatud projektid, taotlused ja alusta uut taotlust. Ja uue taotluse sisestamisel vajutate rohelist nuppu, valite õige taotlusvooru, kuhu see projekt esitatakse. Seda on kõige lihtsam valida meetme numbri järgi, on 131. Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt. Valite selle, panete projekti nime, see võib olla ka alguses mingi märksõna, hiljem saate seda muuta. Ja siis salvestate ja salvestamisel avataksegi siis teile see taotlusvorm. Me oleme ette valmistanud teile praegult ühe taotlusvormi näidisena, et see ettekanne läheks kiiremini ja vaatamegi nüüd seda taotlusvormi ennast. Et taotlusvorm on jagatud 10 leheks. Siin paremal pool tulbas on need näha, need lehed. Ja neid tuleb siis täita järjest, sest iga sisestatav info lehele mängib rolli järgmisel lehel ja sellepärast on see järjest täitmine hästi oluline. Üleval päises siis kuvataksegi teile siis see projekti nimi on seal nurgas ja üleval on ka projekti kood ja selle projekti koodi 4 viimast numbrit on hea selline meeles hoida või silme ees, et kui te meiega suhtlete, siis selle koodi järgi me leiame kiiresti teie taotluse üles, me saame koos vaadata teiega ühte ja seda sama pilti. Silmade ees on ka taotluse esitamise tähtaeg, kuupäev, kellaaeg kogu aeg olemas. Siis on taotluse seisund. Edasi on abiinfo telefoninumber, see on Innove telefoninumber, kus te siis tööpäevadel saate küsida nõu. Ja on ka teiselt pool veel töölaua kõrval postkast, kuhu on siis võimalik ka kirjateadet jätta, kui te vajate abi. Aga tihtipeale need küsimused on sellised võib-olla sisukamad ja keerukamad, et selline telefoni teel küsimine on märksa tõhusam. Et kui on mingi välja kohta paar selline kas küsimused või lihtsad küsimused, siis võib julgelt ka seda postkasti kasutada. Siis üks oluline info on siin need mustad täpid, kus sees on valge küsimärk. See on abiinfo ja need on kõikide väljade juures olemas, et kui te taotlust täidate, siis kuigi võib-olla see väljanimetus ütleb teile ära, mida te sinna peaksite kirjutama, siis ikkagi klikkige lahti seda abiinfot, et seal tihtipeale on täiendavat infot just selle voorust tulenevate nõuete kohta, mida siia tuleks hoopiski kirjutada. Ja lehekülje all tulevad nupud, siis on 3 tükki. Iga lehe lõpus on salvesta mustand. See on selline vahepealne salvestamine, kus mingeid kontrolle ei tehta ja lihtsalt teie töö salvestatakse üle. Kui te vajutate salvesta ja jätka, siis teeb süsteem automaatset kontrolli, et kõik kohustuslikud väljad oleksid täidetud.
ja kohustuslik väli siin e-toetuskeskkonnas on punase tärniga märgitud. Et need oleksid täidetud ja kui need on täidetud, siis saab edasi liikuda. Ja lehekülje all on veel sinine nupp on loobu taotlusest, et see on avatud aktiivne kuni selle maani, kui te selle taotluse rakendusüksusele esitate, et kui te hakkate nüüd seda kirjutama ja ükskõik millisel hetkel te ikkagi tunnete, et te selle taotlusega lõpuni ei taha minna, siis teil on võimalik ka sellest taotlusest loobuda. Selline põgus ülevaade nüüd sellest keskkonnast, aga lähme nüüd taotluse juurde ja kõigepealt siis taotleja andmed. Kui te sisestate siia taotleja nime, siis enamus välju täidetakse automaatselt, sest süsteem on liidestatud äriregistriga. Esimene koht, kus tuleb siis hakata täitma, on pangakonto. Kuna meil on tegemist koolidega, kes on väga erinevalt selles mõttes, kas siis kohaliku omavalitsuse hallatavad asutused või kutsehariduses ka riigi pool hallatavad, siis siin tihti on komistus. Et siin kindlasti lugeda abiinfo all olevat teksti. Ehk et siia tuleks märkida pangakonto ainult sellisel juhul, kui see pangakonto kuulub koolile, ehk see on teie oma. Siis te täidate ära selle siin esilehel. Kui see pangakonto on kohaliku omavalitsuse või riigi oma, siis te siin seda ei märgi ja märgite selle lehe peal 3 partnerid ja maksesaajad. See info on ka selle abiinfo all olemas. Edasi. Eile oli. Vaatame selle kindlasti üle. Maksesaaja, edasi on projektikulude käibemaks. Siin on 2 valikuvarianti. Jääb kulutegija kanda või siis saab riigilt tagasi küsida. Ehk et kas siis teil on võimalik riigilt seda käibemaksu tasa arveldada riigiga ehk tagasi küsida. Sellisel juhul, kui jah, siis vastate, et saab küsida riigilt tagasi ja te teete eelarve ilma käibemaksuta. Kui see käibemaks jääb teie enda kanda ehk raamatupidamises läheb see kuludesse, siis te valite, et jääb kulutegija kanda ja eelarve saate koostada koos käibemaksuga. See koht on eriti oluline nende taotluste puhul, mille toetuse summa jääb alla 100 000 euro. Et seal juures me kindlasti seda kontrollime just taotluse menetlemise käigus. Edasi riigihanke küsimus. Siin nüüd tuleb lihtsalt vastata, et kas teie olete riigihanke kohuslane. Tõenäoliselt te olete seda. Et siis tuleb vastata jah. Edasi tuleb lisada taotlusele kontaktisikud ja need on nüüd need isikud, kes pääsevad siis sellele taotlusele juurde. Ehk et kindlasti peab siin nimekirjas olema see, kes selle taotluse allkirjastab, sest siis ta näeb seda taotlust ja saab allkirjastada. Samas te saate siia lisada ka teisi vajalikke osapooli, keda te peate vajalikuks, et nad selle taotluse kirjutamise hetkel seda taotlust näevad. Siin ei tohi ainult ära unustada seda, et teil kõikidel on ühesugused õigused. Et kõik, kes siia nimekirja lisatakse, nad kõik saavad täiendada, kustutada ja mida iganes selle taotlusega teha, allkirjastada, esitada. Et see info lihtsalt meeles pidada. Kui nüüd kontaktisikud siia lisate ja see nimekiri saab olema selline ikkagi rohkem kui 2 inimest, siis oleks hea ka, kui te märgite, siin on märkuste lahter. Sinna kontaktisiku täpsustusse kirjutate juurde, et võt see inimene on see, kes selle taotluse menetlemise käigus saab rakendusüksusega suhelda. Et on olemas ja kui meil tekivad küsimused, siis me teame, kelle poole pöörduda. Edasi on haridusasutuse pidaja kirjalik nõusolek. Et tuleb see siia lisada ja kui nüüd on taotlejaks siis kas MTÜ või sihtasutus, siis nende puhul siia samasse kohta nad lisavad ka selle
info, miks on selline korraldus tehtud, et selleks taotlejaks ei ole mitte kool, vaid on see MTÜ, ehk et see põhjendus peaks siin juures olema. See, kuidas te selle vormistate, kas 2 eraldi dokumenti või need ühes koos, et siin sellist vorminõuet ei ole. Aga see info peab tulema siit välja. Kui taotleja lehe andmed on kõik täidetud, siis salvestaja jätkaga liigume edasi. On tekkinud äkki juba küsimusi? Et andke julgelt käega märku, kui teil tekivad küsimused, kohe küsida, hiljem võib-olla läheb meelest. Projekti üldandmed. Siin on siis projekti kood ja siin on nüüd ka siis see projekti nimi välja toodud, seda saate siin siis muuta. Ja ära tuleb siis siia märkida projekti alguse ja lõpu kuupäev. Ehk et millal siis algab projekti kõige esimene tegevus ja lõpeb kõige viimane tegevus. Ja siin on siis piiranguks see, et projekti kestus on siis minimaalselt 36 kuud ja maksimaalselt 60 kuud. Ja kuna see 2023 on suhteliselt selle 5 aasta piiri lähedal, siis oleme siin ka välja toonud üldse selle perioodi, millisel perioodil need tegevused võivad toimuda. Et lihtsalt infoks. On ka taotlusvooru nimetus siin välja toodud ja edasi on siis küsimus, et kas taotleja on rakendunud või taotlenud vahendeid käesoleva projektiga sarnastele tegevustele, et siia tuleks siis infot anda selle kohta, et kas juba selliseid tegevusi on kuskilt mujalt rahastatud või te plaanite kuskilt mujalt veel nendele samadele tegevustele raha küsida. Et kui see on teil plaanis, siis te vastate sinna jah, avaneb tabel, kellel korraks vahetab ära selle vastuse variandi, et siin on lihtsalt siis väljad, mis tuleb täita, et muud keerulist siin ei ole. Edasi partnerid ja maksesaajad. See nüüd on ainukene leht taotluses tegelikult, mis võimaldab ka niimoodi üle minna, et te seda ei täida. Ehk kui teil on juba selline projekti idee või asi olemas, aga partnerite osas te ei ole veel päris kindlad, kes teil on, siis te võite esialgu sellest üle minna, aga kindlasti peate tagasi hiljem siia tulema, sest on nõue, et peab olema veel kaasatud vähemalt 2 haridusasutust. Ehk et see leht peab saama kindlasti täidetud, küll aga ta ei takista teil sisu täitmist, kui teil hetkel veel ei ole, ütleme, sellist kindlat partnerlust. Et te saate juba seda vormi vaadata. Nii, sellel lehel peab siis kindlasti olema siin partnerite blokis üks asutus, mille roll on maksesaaja. Ehk et kui te nüüd seal ees lehel ei pannud seda pangakonto numbrit, siis see tuleb siit sisestada. Lisate osapoole, valite rolliks maksesaaja ja sisestate. Kui te tegite ära selle esimesel lehel, siis ta tuleb automaatselt siia üle. Edasi on siis, siia tuleb siis kirja panna ka koostööpartnerid ja tuleb ka üles loetleda projekti osapooled. Ehk et projekti elluviimisesse kaasatud osapooled, et siin nüüd väga sellist pikka juttu ja põhjendust ei pea tegema, küll aga võiks olla välja toodud selline üldine selle partneri kaasatuse eesmärk. Et kõiki osapooli, keda te siin projektis kasutate või kes teie projektis osalevad, ei pea olema kindlasti üles loetletud siia kas siis partnerina lisatuna või siis koostööpartnerina. Ehk nendel 2 peavad olema juures kinnituskirjad, nii partneril kui koostööpartneril. Te saate siin lihtsalt kirjutada ka selliseid teisi oma tegevuste ellu viimiseks vajalikke, kas või kohalik omavalitsus, kui ta seal pakub teile mingit tuge, ta ei ole teil otseselt partner ega koostööpartner, saate siin lihtsalt ta välja tuua ja kirjeldada. Või kas või huviring, kui on mingis teises asutuse võtmesta. Et jah,
Küll aga nüüd peate siis, nagu Maarja siin juba hommikulgi rääkis, mõtlema selle üle, et kas see kaasatav kool, kes te siia projekti siis kaasate, on siis koostööpartner või siis partner, et selle üle siis peate natuke juurdlema, et kuhu, millise kinnituskirja te talt võtate ja kuidas te siia kirja panete. Et partneri puhul ma siis kordan üle, oli tegu sellisel juhul, kui tema kulud on eelarves. Et koostööpartner, kui ta teil osaleb lihtsalt teie selles laboris tundides või te jagate seda Klass Plussi oma vahel ja temalt poolt ise kulusid siia projekti ei pane, siis temaga partner ei ole. Nii. On tekkinud mõtteid, küsimusi, midagi läks veel segasemaks, kui oli hommikul partnerite osas. Kui ei ole, siis liigume edasi. Väga hea, Kerli siin avas selle abiinfo, et koostööpartneri kinnituskirjadele on meil olemas vormid, need on leitavad meie kodulehelt ja on ka siin abiinfo all lingina välja toodud. Nii, ja siin veel kord tähelepanu siis juhtimine sellele, et vähemalt 2 haridusasutust peab lisaks taotlejale olema ka siin projektis. Sisuleht. Taotluse üks kõige tähtsam osa. Ja kõigepealt siis projekti valdkond. Siia kasti tuleb panna linnukene ja seejärel siis tuleb teil nähtavale akene, kulud on hüvitatavad ühtse määra alusel. Selles taotlusvoorus on 2 pidi käitumist siin ja need mõlemad juhud on siia ka välja toodud. Et kui nüüd on eelarve teil ette näha, et jääb alla 100 000 euro, siis te peate valima ei kohaldu, tegemist on kindlasummaliste maksetega ja kui on nüüd üle 100 000 euro, me hüvitame teie kulud kuludokumentide alusel, siis te valite sinna 15%. Seda saab hiljem ka muuta. Kui te nagu praegult arvate, et teil tuleb näiteks alla see 100 000 eelarve, aga hiljem projekti kokku pannes selgub, et see läheb üle, siis te saate ka seda infot hiljem muuta. Edasi on projekti väljundid. Projekti väljundid on sõnastatud siis vastavalt määruses loetletud toetatavatele tegevustele. Ja see numeratsioon nende ees viitab ka selle määruse toetatavate tegevuste numbrile. 1 ongi siis õppevara soetamine, see on kohustuslik, see on ka siin näha niimoodi, et seda te muuta ei saa. Aga teised, mis ei ole kohustuslikud tegevused, aga te soovite neid teha, neid te saate rippmenüüst siia juurde valida siis vastavalt need tegevused, mida te plaanite teha. Ja neid saab ka siis siit kustutada, kui selgub, et ikkagi neid tegevusi ei tehta. Nüüd kindlasummaliste maksete puhul on lubatud, kindlasummaliste maksete puhul toimub maksminegi vastavalt sellele projekti väljundile. Ehk 1 see väljund on 1 makse, kõik tegevused ja kulud, mis selle all on, see makstakse teile korraga välja, kui näitajad on 100% saavutatud. Ja selliseid väljundeid kindlasummalises makses võib olla 6. Ehk et lisaks sellele, mis te siit siis valite, et te võite neid väljundeid siia juurde ka ise sõnastada. Et kui teil on rahalisest vajadusest vaja saada projektis 6 makset. Et teised, kui on kuludokumendi alusel, siis väljundeid siia juurde mitte lisada, me laseme need hiljem nagunii maha võtta. Nii. Siin abiinfol on ka kogu see minu jutt olemas ja viidega määrusele lingina. Saate ka määruse siit lahti. Edasi. Projekti kirjeldus ja nüüd ongi see sisu osa, kus siis tulebki lahti kirjutada see, mida siin projektis tegema hakatakse. Ja siin on ka viide jällegi sellele, et ikkagi seda abiinfot loeksite, mis siin tuleb kirjutada.
kõigepealt siis tuleb ära määratleda need valdkonnad, kus siis seda õppevara soetatakse. Ja selliseid kaudseid seoseid ei ole vaja siin välja tuua, pigem piirduga sellise otsese seosega. Et jah, et kui siin võib-olla see labor võetakse keemia jaoks, aga mida kasutatakse ka võib-olla füüsikas ja kuskil mujal, et keskenduga sellele, mis on peamine siin projektis. Ja valdkonnad on erinevad siis üldhariduse ja kutsehariduse koolile. Edasi, olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest. Selle sisu, ütleme, lehe täitmise juures on suhteliselt see sama kordamine, mida hommikul rääkis Kristel meile ja mida Maarja. Et kõik siin mingeid uusi nõudeid, midagi täiendavat ei ole. Nüüd on lihtsalt ainult vormistamise koht, kuhu mingi asi tuleks kirja panna. Et siin tuleks siis meeles pidada seda, et õige info saaks õigele väljale, saaks loetud abiinfot, oleks piisavalt kirjeldatud, et ei oleks ainult märksõnad ja ei unustatakse ära, et see info antakse kõigi koolide kohta, kes teie projektis osalevad, et mitte ainult taotleja. Et ikkagi oleks see info välja toodud kõikide koolide kohta. Projekti ülevaade võib-olla siin peatuks natukene sellise, et see on ka uus väli võrreldes esimeses voorus meil seda ei olnud, aga selline info kippus kaduma minema või siis see selguski tihtipeale alles eelarvet vaadates. Et sai siia ettepoole toodud, et see on selline ülevaade, ehk te panete kirja siia selle plaani, mida te hakkate tegema. Ja kindlasti siin plaani juures tuleks ka välja tuua see probleem, mida te hakkate lahendama. Kirjutate selliselt üldiselt ära need tegevused, mis siin peaks tehtama, kuidas need tegevused aitavad kaasa probleemi lahendamisele, miks need vajalikud on. Kindlasti siin tooge ka välja see, et milline on teie projektis Klass Plus, ehk et see soetatav õppevara ja sellega koos toimiv koostöö. Ja see peaks nüüd see kirjelduse juures kindlasti peaks välja ka tulema see digitehnoloogia ka koostöö. Ja siis, et ta ei piirduks ainult selliste seadmete ostu loeteluga, et seda me nägime ka esimeses voorus, vaid pigem selline suurem pilt, et see loetelu tuleb eelarve juures, aga siin just see terviklahendus, et kas on mingi klassiruum ja millised seadmed seal klassiruumis on, kes hakkavad seda kasutama, kui tihti, et just et sellist tervikut saada, sellist ülevaadet sellest. Ja siin on ka siis välja meil toodud, see on kopeeritud abiinfo alt see tekst, et veel kord silmade ees, mis asi see Klass Plus on ja mis on uuenduslik ja kaasav õppevara. See on selline väga oluline asi, et siit tuleks välja. Järgmine lahter on siis seos kooli õppekavaga. Ja siin jällegi, et kui on 3 kooli, siis iga kooli kohta see eraldi välja tuua. Et just millise õppekava ja osa jaoks ja valdkondades siis see Klass Plus kasutusele võetakse ja miks seda vaja on. Ja kui siis antakse see kasutusse ka huvitegevuse juures, siis see kindlasti siin välja tuua. Koostöö koht ja kindlasti siin koostöö juures tuua ja mõelda selle peale, et millist lisandväärtust see koostöö teile loob. Et üks asi on see, et te lihtsalt on klass meie koolis ja teie käite kõik meie koolis seda kasutamast, aga sellest koostöös tekib veel mingi lisandväärtus. Et selline võib-olla tekib mingi sünergia ja tulemused ja ideed lähevad veel paremaks. Et see kindlasti siin välja tuua ja selle peale mõelda. Kasutusaktiivsus ja järgmine on kasutuskorraldus. Et kasutusaktiivsuse juures siis, kas siis kasutatakse seda siis kooliõppes, huvihariduse juures, need aspektid välja tuua. Ühiskasutuskorraldus, et
kas siis need seadmed on koolis või transporditakse neid seadmeid, et kuidas nähakse seda logistilist poolt nende seadmete kasutamisel, et kas on mingid kalendrid seatakse sisse, et kus on näha, et kes mida kuskil kasutab. Ja kindlasti siis ka välja tuua see, et kui tihti seda kasutatakse. Et see oli eelmises voorus ei puudu ja kui palju õpilasi sellest kasu saab. On äkki tekkinud juba küsimusi vahepeal? Nii, liigume siis edasi. Maarja tahab äkki täpsustada veel? Ja, ma tooks välja selle kasutuskorralduse ja kasutusaktiivsuse juures just selle jaotusega kõigi partnerite vahel, et sealt peaks selgelt välja tulema see, et ei ole tegemist pigem ühe kooli projektiga, vaid see ongi kasulik kõigile ja vajalik kõigile. Et siin varasemalt toodud näide, et ühes koolis 9–12 klass ja teises koolis ainult 10 klass ei ole suure tõenäosusega sisuliselt põhjendatud, et see peaks olema ikkagi nii-öelda võrdsete partnerite tegevus ja kindlasti kasutusaktiivsuse juures välja tuua tundide arv selles mõttes, et kui palju tunde õppe mõttes seda kasutatakse ja kui palju siis ka on näiteks nädalas see õppevahend kasutuses. Kui tihe selle kasutus on ka selles osas, et näiteks ühel koolil 8 tundi nädalas, teisel koolil 8 tundi nädalas, kolmandal 8 tundi ja nii edasi. Et oleks selge see vajadus ja põhjendus, et ei ole mõistlik soetada midagi, mille kasutus õppetöös jääb väga tagasihoidlikuks. Et sellisel juhul oleks mõistlik kaasata rohkem partnereid. Et see peab olema tasakaalus, see võimalik kasutus ajaliselt ja siis see partnerite hulk. Et siin Maarja jätkuks, et kui ka näiteks on tekkinud selline olukord, et üks kool saab vähem kasutust lihtsalt sellel põhjusel, et on väiksem, siis kui te jätate selle siin välja toomata, siis see juba ongi see ohukoht, et tekivad juba hindajatel küsimus, et kas see on võrdselt kaasatud kõik ja kas see ikkagi on kuluefektiivsus. Et meie ei tea seda, et see võib-olla see teine kool on väiksem ja puhtalt selle pärast ei ole mõttekas seda seal niimoodi kasutada, et need põhjendused on siin juures väga olulised. Lühikokkuvõtte avalikkusele, siin on ainult 500 tähemärki selle jaoks ja see avalikustatakse struktuurifondide lehel. Kui nüüd juba tähemärkidest tuli juttu, siis pööran veel tähelepanu selle sisuväljadele, et siin kasti all on kogu aeg näha, kui palju teil on veel ruumi jäänud siia kirjutada seda teksti. Nad on kõik reeglina 4000 tähemärki ja teil on kogu aeg silmade ees ja kui see hakkab lähenema, see lõpp, siis ta läheb punaseks. Ja samas on ka siis võimalik seda teksti redigeerida, panna boldi, kasutada numbreid, täppe, lisada ka linke, et oleks võimalikult lihtne seda taotlust lugeda ja infot üles leida, et siis kindlasti ka kasutage neid võimalusi. Nii, liigume siis edasi. Eeltingimused selles voorus puuduvad, sinna märgite lihtsalt puudub. Projekti kasusaajad. Siin on küll loetelu natukene pikem kui tegelikult määruses antud, avatud vooru määruses on lubatud. Siin on üldhariduskoolide õpilased, õpetajad ja siin on ka haridusasutused, et siin on üks viga tekkinud, et loetelus saab valida ka haridusasutused siia juurde. Piirkond siis määratlete ära, kus piirkonnas need tegevused siis toimuvad. Et see pigem siis peaks olema kooli asukohast või koolide asukohast lähtuvalt, et mitte siis õpilastest kuivõrd. Ja kui nüüd on rohkematest piirkondadest, siis võib ka märkida üle-eestiline selleks projektiks. Ja kui kasusaajad vajavad veel täpsustamist, kui eespool ei ole, leiad ei ole veel piisavalt saanud kirjeldada, siis võib siia lisada veel infot.
et see ei ole kohustuslik väli. Näitajate leht. Näitajate lehe täitmine on võib-olla seekord natukene keerulisem kui tavaliselt, et info, kuidas seda täita, on pandud näitaja nimetuse alla. Et väljundid on teil ette antud, need te valisite sealt eelmiselt lehelt, need tulid automaatselt siia juurde. Esimesel väljundil, mis on number 1 tähistatud, on all näitaja 1,1, see on teile ka ette antud, kuigi ta ütleb siia, et lisage veel näitajaid juurde, siis seda kindlasti mitte teha. Nüüd edasi näitajad, mis on numbriga 2, 3 ja 4. Nende puhul peaks nüüd RIP-menüüst valima õige näitaja ja seda õiget näitajat aitab teil leida see number seal ees, et kui on väljund 2, siis see näitaja on 2.1, mis te valite. Kui te rohkem 2 näitajat ei leia, siis ongi teil kõik olemas. 3 all on ka 2 näitajat ja 4 all on 2 näitajat. Ehk et need on teile ette antud. 3 ja 4 väljundi puhul, kui te seda teete, siis tuleks neid näitajaid siia veel panna iga kooli kohta. Ehk et tuleks välja tuua iga kooli kohta, kui palju siis on neid õpetajaid, kes siis on selle õppevara kasutusele võtnud, ehk kes kasutavad seda. Et iga kooli kohta tuleb need siis eraldi siia juurde panna. Ühe näitaja te saate valida, teised te peate siis selle järgi ise siia kirjutama ja hea on neid siis eristada, kui te panete selle kooli nime sinna taha, et siis on aru saada, mida siit on mõeldud. See juhend on näitaja nimetuse all olemas. Tekkis äkki küsimus siin? See tundub selline, ei tekkinud, väga hea. Nii, kui näitajad on kirja pandud, siis edasi tuleb nendele määrata nüüd algväärtus ja sihtväärtus. Algväärtus on projekti alustades teil 0. Sihtväärtus on see, kuhu te tahate projekti lõpuks jõuda. Ehk et teil on 5-aastane projekt ja siis te arvutate kokku, kui palju neid õpetajaid 5 aasta jooksul, neid erinevaid õpetajaid on, kes selle õppematerjali on siis kasutusele võtnud. Ehk et ei loe siin neid kordade arvu, vaid õpetajaid individuaalselt. Õpilastega on sama lugu ja üleval on siis, valdkond oli meil seal esimese näitaja juures toodud. Siin ma juhin tähelepanu, et see number võiks kokku minema sisulehel valitud nende valdkondadega. Et kui te seal olete teinud valiku 1, ühele valdkonnale pannud ainult linnukese ette, siis siin see sihtväärtus on ka 1. Nii. Need on nüüd siis sellised projektispetsiifilised näitajad. Nüüd lähme valdkonna üleste näitajate juurde, mis siis on erinevates taotlusvoorudes sellised ühesuguseid ja korjatakse ESF-ist kokku. Siin need esimesed sellised üldisemad võiks olla vastatud ei, mikro- ja väikeettevõtete puhul. Meil on tulnud küsimus või ei ole? Katkes, okei. Teeme väikse pausi siis. Ja meil on katkestus YouTube'i. Käib uuesti, jah. Nii, jätkame siis. Nii, me jäime sinna mikro- ja väikese ja keskmise suurusega ettevõtete juurde, et kuna otseselt siit taotlusvoorust nendele raha ei jagata, siis siin on 0, et kuigi teil võib-olla teinekord tekib siin kahtlusi midagi muud märkida. Aga järgmised 4 näitajat. Võrdsed võimalused, infoühiskond,
regionaalareng ja riigi valitsemine. Kui te valite tegevuse väljundiga 2, mis oli õppematerjalide koostamine, siis siin võrdsete võimaluste juures peab olema teil kindlasti vastatud jah. Ka infoühiskonna edendamise mõju on suure tõenäosusega teil jah, sellepärast et Klass Plus peab sisaldama digitehnoloogiat. Regionaalareng, see nüüd sõltub sellest kooli piirkonnast, et kui te ikkagi Tallinnast, Tartust, Pärnust olete, et siis on siin kindlasti ei. Väga äärealade koolid saavad siia jah vastata ja riigi valitsemist edendavat mõju, ma kahtlustan, teie projektides ei ole. Nüüd edasi, kui me liigume siit veel allapoole, siis kuigi siin vahel on üks kast, mis on tõendamise alused, ma jätan selle vahele, lähme edasi, seal on need näitajate kirjeldus siin. Ehk et siin on need samad näitajad, mis te üleval vastasite jah ja ei vastustega, on siia eraldi toodud ja siia tuleb nüüd kirjeldada seda mõju, milles see mõju seisneb. Ehk et kui te üleval vastasite sinna jah, võrdsete võimaluste juurde, siis kindlasti peab olema teil kirjeldus ka selle võrdse võimaluse edendava mõju juures. Ja seda kindlasti siis veel kordan üle, kui oli väljund 2 teil valitud. Kui te olete sinna üles vastanud ei, siis te vastate siia kasti lihtsalt ei kohaldu. Et sellised valikud. Siis ei pea seda põhjendama, põhjendate ainult siis, kui mõju avaldub ja milles see mõju avaldub siis. Ja nüüd võtame selle vahepealse kasti, mis puudutab neid projekte, keda rahastatakse kindlasummaliste maksete alusel, kuna toetus makstakse neile üle siis, kui väljundi näitajad on kõik saavutatud 100%, siis siia kasti tuleks kirjutada, ma olen siia ka teinud sellise vormistuse näite, et kirjutate näitaja 1.1, tõendamiseks esitatakse järgmised dokumendid, ehk mis dokument on see, mis tõendab, et see tegevus on tehtud. Et siin te peate siis ise lähtuvalt oma tegevustest seda siis mõtlema ja planeerima. Ja hiljem siis, kui projekt saab rahastuse ja toimuvad maksed, siis te peategi vastavalt sellele väljale neid dokumente rakendusüksusele esitama, et te saaksite toetust. Kuludokumentide alusel, kui on projekt, siis seda kasti pole vaja täita ja seal toimub siis kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmine. Näitajate kohta äkki küsimusi? Siis liigume edasi tegevuste juurde. Tegevused on antud tabelina ja siin tabeli kohe selle pealkirja juures seal ees on sinine mummuke, mis paneb kõik need read, koondab kokku. Et siis on võib-olla hetkel räägimegi, vaatame seda pilti nii, et lihtsam aru saada. Et kui te siia lehele tulete, siis kõigepealt on teil need valitud väljundid siia toodud ja nende iga valitud väljundi alla te peate panema tegevused, muidu te siit edasi liikuda ei saa. Kui teil nüüd siin selgub, et mõne väljundi alla, mis ei ole kohustuslik 2-4 olid need, ei teki tegevusi, siis te saate selle väljundiga julgelt sisulehelt ära kustutada. Aga iga väljundi alla peab tekkima teil mingi vähemalt üks tegevus. Tegevusele siis tuleb panna nimi, koondnimi, mis koondab sellised erinevad, võib-olla sarnased väiksemad tegevused. Planeeritud alguse ja lõpukuupäev, millal see tegevus algab, millal ta lõpeb. Siin veel kord juhin tähelepanu, et vähemalt ühe tegevuse alguskuupäev peab vastama sellele kuupäevale, mis on üldandmete lehel, lehel number 2 ja lõpukuupäevaga sama. Ehk sellist olukorda ei tohiks tekkida, et projekt hakkab 1. märtsil, aga esimene tegevus algab meil 5. mail. Et siis tekivad kohe küsimused, mis toimub vahepeal. Et need peavad kattuma.
Ja kui nüüd on need tegevused siia alla lisatud, siis iga tegevus tuleks veel omakorda lahti kirjutada. Et siia tegevuse alla siis tekib tegevuse täpsustuse lahtris, kus siis tuleb kirjeldada juba konkreetsemalt neid tegevusi, mida siin tehakse, kes neid tegevusi teeb, kui tihti neid tehakse ja kui kaua need kestavad need tegevused. Et umbes sellises skaalas peaksid olema siis need tegevused siit lahti kirjutatud, et oleks võimalik siis aru saada ja hinnata, mis toimub. Nii. Ja selliselt siis kõikide tegevuste juurde kirja panna. Siin tabeli ees veel korraks, sa jõudsid juba eelarvesse, juhin veel tähelepanu, ei lase teid võib-olla edasi, on küsimus, kas projekti juhtimise teenust ostetakse sisse. Et siin on nüüd mõeldud seda, kui te ostate mingilt juriidiliselt isikult arvega projekti juhtimise teenust, et sellisel juhul te peaksite vastama siia jah. Aga kui te oma koolist leiate kellegi projektijuhi, kellele lepingu alusel tasuta, siis siin on ei. Nii. Nüüd saame edasi minna eelarve täitmise juurde. Kõigepealt siis küsimus, et kas projektiga teenitakse tulu. Et see küsimus võib osutuda aktuaalseks sellisel juhul, kui on projekti kaasatud huviharidus ja selle huvihariduse eest saab toetuse saaja tulu, tasu. Et siis võib selline koht täiesti olla reaalne, et tulebki teil siia märkida, et projektiga teenitakse tulu. Aga sellisel juhul ma soovitan teil võtta ühendust meiega rakendusüksusega, et siis me täpselt juhendame ja vaatame, kuidas neid faile siia lisada ja millist infot meile siis esitada selle kohta. Aga kui sellist tulu teenimise kohta siin projektis teil ei teki, siis saategi valida selle esimese variandi. Tulu ei teenita. Projekti maksumuse ploki jätame praegult vahele, sest seda on hea täita siis, kui on paika juba pandud kogu eelarve ja summad on meil teada, mis tekib, siis lõpus täidame selle ära. Siin on veel ennem eelarve tabelit on silmade ees veel see, et te olete märkinud sisulehel kulude ühtse määra puhul 15%. Et kui on kindlasummaline makse või kuludokumentide alus, siis siin saate selle üle kontrollida, et kuidas te olete valiku teinud. Projekti tegevuse tunnus ja projekti tegevuse nimetus tulevad automaatselt teil tegevuste lehe pealt üle ja siia alla siis peategi nüüd lihtsalt kirja panema, millised kulud teil selle tegevuse elluviimise käigus tekivad. Et neid täitma ei pea. Eelarve rea täpsustus tuleb täita ja sinna tulebki siis kirja panna kõik need kulud, mis teil tekivad koos arvutuskäikudega. Olen toonud siia ka näite allapoole. Siin on alguses veel Maarja hommikuselt slaidilt kordus, mis on abikõlblikud kulud ja mis mitte. Aga need kulud peaksid olema toodud lahti kirjutatud teilt selliselt, et oleks võimalik aru saada, kuidas nad teil tekivad. Et ühik korda ühiku hind võrdub summa. Ainukene erinevus on nüüd, kui te ostate seadmeid ja neid seadmeid on palju, siis selle kohta te võite koostada Exceli tabeli oma vormis, aga sealt peab olema ka võimalik aru saada, mis artikkel või mis toode see on, mis te ostate, mitu tükki, mis on tema ühiku hind ja palju see kokku tuleb. Ja palju need seadmed kõik kokku maksma lähevad. Et ainult seadmete ostu puhul on lubatud lisada need kulud failina. Ja kui te nüüd selle faili lisate siia, siis see faili summa, kokkusumma peab olema ikkagi eelarvesse teil kirja pandud, et seda automaatselt kuskilt mujalt siia juurde ei teki, et selle te peate ise kirja panema.
Ja nüüd oleneb sellest, kuidas te siis olete selle faili koostanud, et kas te olete selle mingite valdkondade või mingite gruppide lõikes koostanud, et siis siin tegevuse juures siis ka välja tuua, et oleks aru saada see, et kas te kajastate eelarvest nüüd kogu seda seadmete summat või mingite lehtede kaupa või mingite gruppide kaupa seda summat. Et vaadake seda, et see oleks võimalik aru saada, et mis summad te eelarvest siin, Exceli tabelist siis siin eelarves kajastate. Nii. Mis olulist meil? Tooks välja, et siin on teile endale ka see hea kontrolli koht, et kas see eelarve vastab sellele nõudele, et 50% peab olema esimene ja teine tegevus kokku. Et sellepärast ongi mõistlik mitte lisada täiendavaid väljundeid, vaid te saate ise siit lihtsalt vaadata esimese ja teise tegevuse summasid võrrelduna kogu eelarvega. Need sinised täpid on selles mõttes head, et nad tõmbavad need eelarve kokku, siis teil on selline ülene pilt olemas ja nüüd, kui see väljund 1 ja 2 olid siis öeldud, et peab olema vähemalt 50%, siis te siit need numbrid kokku liites saategi kontrollida seda, et kas see nõue on täidetud. Ja kindlasummaliste maksete puhul siis ongi see, et üks makse võrdub see üks väljund ehk number 1 ja see summa, see on üks makse. Selliseid makseid võib siis siin taotluse vormil näha 6 ja miinimum on 10 000 ühe makse summaks. Et seda siis peate ka jälgima, et see summa ei oleks alla 10 000. Aga seda siis kindlasummalise maksega projekti taotluse puhul. Nii. Ja faili lisamise koht oli siin siis all ja siia siis tõesti ainult seadmete fail. Et mingeid muid eelarveid siia ei saa panna, sest eelarve peab tulema välja taotlusest endast. Et kui te ka siia alla midagi panete, siis võite olla kindlad, et me laseme selle teil nagunii ringi teha. Nii, ja kui nüüd eelarve summa on selgunud, kõik kulud on saadud kirja panna, siis siit on hea kopeerida see kogu summa ja märkida ära nüüd see projekti maksumus, kogu maksumus, abikõlblik kulu ja toetuse määr. Kui te sinna panete 100%, siis on ka alumised väljad täidetud. Ja siin siis oli nõue, et abikõlblike kulude summa oli minimaalselt 50 000 ja taotluse toetuse maksimumsumma on 200 000. Nii, kui kõik on selge, siis liigume edasi. Rahastajad. Seda lehte ei pea täitma, kui ei ole oma finantseeringut projekti lisatud. Nii et siit saab ka edasi minna. Siin on nüüd esitamise leht, viimane leht. Siin juhitakse veel teie tähelepanu sellele, et teil oleks arvutis uusi MIDE-kaardi tarkvara. Ja kui ei ole, siis te saate seda sealt lingilt alla laadida, ehk et see allkirjastamine ikkagi õnnestuks. Seda taotlust saate siit igal ajahetkel välja printida või vaadata või salvestada PDF-ina. Ja see on ka see fail, mis siis digikonteinerisse läheb. Siis allkirjastamise juures on oluline see, et oleks allkirja õiguslik isik. Kui tal on see õigus antud volikirja alusel, siis tuleb see volitus siia juurde lisada. Kinnitusküsimused rahulikult mõttega läbi lugeda. Kinnitate seda veel omakorda linnukesega, et te seda teinud olete ja alles sellisel juhul on võimalik siis see taotlus allkirjastada. Kui nüüd seda taotlust peab allkirjastama keegi teine, mitte teie, siis allkirjastamiseks on väga hea võimalus kopeerida sellel samal lehel sealt ülevalt
selle lehekülje aadress, saata see meiliga allkirjaõiguslikule isikule, öelda, et taotlus on valmis, lõpetatud, et võib allkirjastada ja kui tema nüüd sisse logib siia e-toetuse keskkonda, siis ta satub juba sellele õigele lehele. Loomulikult ta saab seda taotlust kõike vaadata ja üle lugeda, kui tal selleks soovi on, aga ta on õiges kohas ja teab, mida allkirjastada. Ja allkirjastamisel siis kindlasti jälgida seda, et see toimuks ennem kella 5. Süsteem lubab allkirjastada ka peale kella 5, kuid meie ei saa seda kahjuks menetlusse võtta, et me anname selle taotluse teile põhimõtteliselt tagasi. Aga allkirjastamisega kindlasti alustada paar tundi varem, et kogemused ja elu on näidanud seda, et tuleb ette viperusi, et laitmatult töötavad ID-kaardid ja mobiil-ID-d lakkavad just sellel hetkel töötamast ja siis on küll väga kahju, kui see hea taotlus lihtsalt selle pärast jääb meile esitamata. Rohkem selliseid esitamise kohta tarkusena võib-olla öelda ei ole, kui et jah, juhin veel tähelepanu siis sellele, et kõik need, kes te olete siia projekti kaasanud, et kõikide nende koolide need tegevused saaks siia kirja, kõik oleksid ilusti põhjendatud, et ei oleks lihtsalt selliseid üldiseid sõnu, et õppeedukus tõuseb või siis on meil lihtsalt parem, vaid et sellel taga oleks ka mingi selline vettpidav põhjendus, et miks te nüüd arvate, et see asi nii on. Et kui need põhjendused ja need asjad on siin kirjas, siis on kõik väga hästi. Nüüd ma ootan teie küsimusi ja mõtteid. Jaa. Kohe tuleb mikrofon ka teile, siis kuulevad teised meid ka. Te ütlesite, et taotletav summa on 200 000 ja abikõlblikud kulud on 50 000, aga kõik kulud peavad ju olema abikõlblikud. See 50 000 oli miinimum taotluse toetuse summa. Veel küsimusi. Aga meie oleme olemas telefonikõne või siis e-maili kaugusel, et kui teil siis ka kirjutamise hetkel tekib küsimusi, siis on parem küsida need ennem, sest siis me saame teid suunata, abistada hiljem, kui taotlus on meile esitatud, siis juba selliste vigade parandamine on suht keeruline. Et pigem ennem need kõhklused ja kahklused lahendada. Aitäh teile! Mina ka tänan omalt poolt ja kutsun üles siis ühendust võtma. Kui teil on selline pikem nõustamissoov, siis kindlasti helistage või kirjutage Kristele või mulle ja me leiame teile aja, et saame koos teie projekti üle vaadata selle, mis on juba ette valmistatud ja vajadusel siis nõu anda, mida veel võiks täiendada. Nagu juba olen varem öelnud, soovitan lugeda hindamisjuhendit ehk mida hinnatakse, mis on see, mida taotlusest otsitakse, et see oleks teil kindlasti kirjas. Ja et te paneksite just sisulehele ja tegevuste lehele kirja selle, mida tehakse, et lugeja, kellel pole seda taustainfot peas nagu teil, saaks aru, mis selle projekti tulemusena sünnib. Selleks me oleme soovitanud ka sind samalt viimaselt lehelt võtta see taotluse fail ja anda lugeda kellelegi, kes pole olnud selle projekti ettevalmistamise juures. Sest seda struktuurselt niimoodi kirjutada ei ole tegelikult üldse lihtne, kuna ta on erinevatel lehtedel ja ta ei ole pidevalt silme ees. Et siis võib-olla läbi lugedes oskab see keegi kolmas isik teile öelda, et mis võib-olla võiks veel olla paremini selgitatud selleks, et see kogu kontseptsioon selgem oleks. Et kasutage oma häid kolleege ja sõpru ka selleks. Siit võib-olla väike vihje sellele, et seda toetuse keskkonda on võimalik lahti võtta teile 2 aknas, et näiteks kui teil on võimalus töötada 2 arvutiga või kuvariga või teil on suur kuvar, siis te saate näiteks tegevuste ja eelarve lehe võtta niimoodi topelt endale ette lahti ja siis saate seda paralleelselt ühte vaadata, teist täiendada. Et
ja kindlasti siis kasutage seda salvesta mustandi nuppu seal all, et kui olete ikkagi seal mitu tundi tööd ära teinud ja ta automaatselt ei salvesta ja seda nuppu vahepeal ei vajuta, siis võib juhtuda see, et see kogu töö läheb teil kaotsi. Et seda kindlasti vajutada seal all. Ja. Tulu teenimine, et kas see on pigem miinus või pluss? Ei ole kumbagi. Ta peab olema lihtsalt teil selgelt läbi mõeldud ja tulu teenimise puhul ongi nii, et kui see tulu, praegu meil on sotsiaalfondi projektid, kui ta tekib otseselt teie tegevuste käigus, ehk et näiteks te kasutate neid seadmeid huviringi töö jaoks ja te küsite selle eest tasu, siis selle peaks arvestama tegelikult projekti abikõlblikest kuludest maha. Kogu selle laekumise. Et kui just, sest eesmärk on ju toetada tegevusi, mis oleks sihtrühmale tasuta. Ja kui te saate projektiga otseselt seotud tegevuste käigus tulu, siis see tähendab seda, et selleks teil ei ole võimalik siis seda toetust enam küsida. Vabandust, kas see tähendab ka seda, et koolid, mis koguvad õppemaksu, ei saagi osaleda projektis? See on hästi keeruline küsimus. Kui te kasutate neid vahendeid õppetöös ja te küsite õppemaksu, siis see on kaudselt seotud ka selle projekti tegevusega. Siin need on eri juhtumid ja seda peab vaatama eraldi, aga üldpõhimõttena jah, sest summa on üle 50 000 euro toetust ja siin me peame tulu teenimist juba jälgima. Selle tulu teenimise koha pealt veel, et kui seda tulu teenitakse mitte partnerite ja koostööpartnerite koolide arvelt, siis ei peaks seda sealt maha arvestama ju. Siis on see täiendav. Ikkagi kõik laekumised, mis teile tulevad seoses selle projekti tegevuste või asjade teenustega. Näiteks te teete õppematerjali ja projekti jooksul müüte seda õppematerjali. Sellisel juhul on see kindlasti projektiga otseselt seotud tulu ja selle peab kuludest maha arvestama. Et kui te näete seda ette, siis peab selle kindlasti panema juba projekti eelkirja, aga kui kellelgi tekib see projekti jooksul, siis see on nüüd asjaolu, millest peab kindlasti meid teavitama ja siis peab hiljemalt projekti lõpus selle maha arvestama. Igal juhul otseselt projekti asjade või teenustega seotud tasud sotsiaalfondi projektides on tulu. Et see on just nagu mitte nii otseselt, aga õppemaksuga koolide puhul see on hästi keeruline küsimus ja seda tuleb vaadata iga ühe puhul eraldi. Jah. Mul on küsimus selle hankekohustuse kohta, et kui on öeldud, et 3500 eurot palgafond on nagu ütleme hankekohustuse alla minev juba. 36 kuu kohta see tähendab üsna väikest töötasu inimesel, kes seda fondi nagu kannab. Et kuidas seda hanget läbi viia või kuidas seda tõendada teile, et me nüüd oleme saanud kõige vähem raha tahtva subjekti sinna? Me räägime hankest ainult sellisel juhul, kui tegemist on käsunduslepinguga või töövõtulepinguga. Kui me räägime töölepingust, siis sellele hankeseadus ei kohaldu. Kui tööd teeb inimene töölepingu alusel, siis see ei ole, siia ei kohaldu mitte ükski hankereegel. Tööleping on töölepingu seaduse alusel ja siin te seda ei pea jälgima. Küll aga kui te teete näiteks, te plaanite projekti juhti palgata käsunduslepinguga summaga 500 eurot kuus 36 kuu peale, siis me eeldame, et te olete läbi teinud mingisuguse konkursi, kuidas te olete seda inimest leidnud. Kui see formaat on siis teenusleping ehk käsundusleping või töövõtuleping. Et mis tahes ostude puhul, kui tegemist on töövõtu käsunduslepinguga, siis summa summeeritakse ja peab olema teil näidata midagi, et te olete vähemalt pöördunud kellegi poole, et neid hindu võrrelda. Tavapäraselt see on, ütleme klassikalises mõistes, see on 3,
või kuidas kellelgi hanke korras kirjas on, kes avaldab kodulehel, kes kuidas. Kui siin nüüd summad lähevad juba lihthanke piirmäärast üle, et seal on juba omad reeglid, et 30 000 alates tulevad riigihanke reeglid mängu. Et siin eelkõige seadmed puhul, et tõesti ostude koondamisel mõelge selle peale, et kas see on miski, mida tavapäraselt saab osta sarnastelt ettevõtetelt, ehk et kas te selle nimekirja asjadega läheksite tavaliselt ühe ettevõtja poole või et kas seda hangitakse samadelt või need on tegelikult täiesti eriliigilised ja need võimalikud pakkujad on erinevad, et sealt tuleb see vahe sisse. Ja võtke pardale ka oma koolipidajad kindlasti, et seal võiks olla olemas kompetents ja kui te jääte hätta, võtke meiega ühendust. Et projekti rakendamisel juba me pakume ka hangete eelnõustamist, et siis kui teil on juba dokumentatsioon valmis, siis me saame üle vaadata ja anda ka nõu juhul, kui midagi vajab täpsustamist. Aga just, et projekti ettevalmistamisel siin aitavad teid omavalitsuste ja vastavad spetsialistid. Veel küsimusi? Ma annan teile mikrofoni. Et küsimus rakendamise kohta, et põhjendatud juhtudel on võimalik ettemakseid saada, et mis see põhjendus peab olema? See tähendab seda, et see on teil ajakavaliselt sellisesse aega pandud. Ettemakset me anname kuni 40% mahust teie toetuse mahust, see on maksimaalne, ja kuni 3 kuu rahavajaduse jaoks, et see ei saa olla 3 aastaks ja kogu maht. Et see peabki olema vastavuses teie tegevuskavaga ja teie eelarvega, et te olete plaaninud sellel ajal need asjad või tegevused teha ja siis esitate meile ettemakse taotluse ja hiljem siis esitate meile need kulusid tõendavad dokumendid, et te olete selle ettemakse ära kasutanud. Aga see on siis ainult nende projektide puhul, kus eelarve on üle 100 000 euro. Veel küsimusi? Ka videoülekande juures ei ole küsimusi. Vabandame vahepealsete viperuste pärast, et vahepeal katkes ja oli nüüd teisest kohast kättesaadav, aga see on meil ka nüüd järelvaadatav, et kellel jäi midagi vahepealt puudu, siis seal kodulehel on meie tänane päev järelvaadatav. Meie väga täname, et siin reede päeva koos meiega veetsite ja ootame küsimusi ja ootame teie taotlusi ja ootame teid nõustamisele. Aitäh! Aitäh!